No tere jälle! Kas sa oled valmis võlusopi järgmiseks looks? Oled ennast mugavalt sisse seadnud? Siit tuleb võlusopi 12. lugu. Väikese hääle jõud. Võlusopis oli hommik, mis algas nagu segunenud supp. Natuke vaikust, natuke lärmi ja natukene ootust, mis hõljus õhus nagu soe aur. Siira, kes tavaliselt kohe tantsima hüppas, jäi hetkeks päikese käes sirutades vaikseks nagu kass soojal kivil. Lumi istus suure tamme juures ja joonistas oma päevikusse väikseid siniseid ringe. Vaikuse rõngad, sosistas ta endamisi. Mõnikord hakkavad nad kasvama, kui kedagi ei kuulata. Lähedal ehitas Runo uut leiutist, kõnekorramasinat, mis pidi aitama sõpradel järjekorras rääkida. Masin koosnes 3 rattast, 1 kriuksumisest, mida Runo ei suutnud eemaldada, ja väikesest lipukesest, mis pidi tõusma siis, kui oli kellegi kord rääkida. Siira nüüd juba tantsis masina ümber, küsides 100 küsimust korraga. Kas see töötab? Kas mina saan esimesena rääkida? Kas lipp teeb ka trikke? Kas ma võin seda värvida? Runo, kas... Lumi avas suu, et midagi öelda, kuid mõtles siis ümber. Tema hääl tundus talle endale liiga õrn, et seda lärmi läbistada. Ta proovis uuesti. Võiksime teha midagi koos. Kuid just sel hetkel hakkas masin kriuksuma, Siira kilkama ja Lumi hääl jäi jälle kuhugi nende vahel kadunuks. Nagu oleks keegi tema häälel lüliti välja vajutanud. Lubage esitleda, kuulutas Runo. Kõnekorramasin, see aitab meil oma korras rääkida. Kas see teeb ka tulesädet? Ei, aga vaata. Ta vajutas suurt rohelist nuppu. Masin hakkas tööle. Kriik, kriik. Rattad pöörlesid. Lipuke tõusis. Ja siis hakkas pöörlema nagu tuuleveski, mis on korraga liiga palju magusat söönud. Vau! Rõõmustas Siira. Ma teadsin, et Runo teeb midagi ägedat. Lumi vaatas masinat ja siis sõpru. Nad olid nii põnevil, kes teda enam kuulaks. Kõrgele oksale maandus Frederik. Tema sinised tiivad helkisid hommiku päikeses. Rahulikult, kindlalt. Kas keegi märkas, et Lumi tahtis midagi öelda? Masin kriuksus edasi. Siira jäi poole plaksu pealt seisma, Runo poole kruvi keeramise pealt. Kõik pöördusid Lumi poole. Lumi punastas. Ei, see pole oluline. On küll. Mõni hääl on vaikne, mitte nõrkusest, vaid harjumusest. Ta annab ruumi teistele, kui teised ruumi ei jäta. Lumi noogutas vaevu märgatavalt. Ma
lihtsalt ei tahtnud segada. Mõnikord ei ole hääle tugevus see, mis maksab, vaid ruum, mis talle antakse. Ma teen ruumi, ütles Siira. Ma teen palju ruumi. Kas ma pean kuhugi kaugele minema? Ma võin puu taha minna või tamme otsa või... Ei, naeris Lumi. Lihtsalt kuulake. Runo vajutas nuppu, et masin peatada. Aga masin ei mõelnudki peatuda. Kriik! Lipuke pöörles veel kiiremini. Rattad tegid tuult ja lõpuks plõks. Masin kukkus külili ja jäi jägisema nagu vana kiiktool. Vaikus. See ei pidanud nii minema, ütles Runo. Siira naeris rõõmsalt. See oli vägev! Lumi hingas sügavalt sisse. Kõik ootasid. Ja esimest korda tundis Lumi, et tema hääl on nähtav. Mitte vali, aga nähtav. Ma mõtlesin, et me võiksime täna teha midagi, mis ühendab meid kõiki. Siira kummardus ettepoole, silmis põnevus. Nagu mis? Lumi pöördus Runo poole. Võib-olla peaksime sinu masinale rohkem rattaid alla panema, et see oleks paremini tasakaalus. Jah. Ma mõtlesin, et alumine osa on piisavalt raske, aga sul on õigus, Lumi. Rattaid on juurde vaja. Kas teadsid, et ratas on üks maailma vanimaid leiutisi, umbes 5000 aastat vana? Mõtted, mis sünnivad vaikselt, on sageli kõige selgemad. Lumi naeratas. Tema hääl oli endiselt õrn, aga seekord kuuldud. Ma õpetan teile üht liblikate nippi, mida me kasutame igal koosolekul. Liblikatel on koosolekud, kilkas Siira. Muidugi. Mets oleks kaos, kui kõik lendaksid lihtsalt suvaliselt. Kui liblikas soovib sõna, aga teised sumisevad liiga valjult, tõstab ta vaikselt tiiva. See on märk, et tema hääl soovib tulla. Nagu tantsu alguse märguanne. Just. Lumi, kas tahad proovida? Lumi tõstis käe, väikese pehme viipe. Peaaegu nagu tuul võiks selle ümber puhuda. Aga kõik nägid seda. Lumi märk, hüüdis Siira. Mulle meeldib. See kõlab nagu lumehelves, ütles Lumi. Ja nagu algus, vaikuse algus, kuulamise algus. Aga teate, võiksime anda kõnekorra masinale uue funktsiooni. Jah, veel parem masin, veel vähem kriuksuv. Masin, täpsustas Lumi, mis
tõstab väikese lipu, kui keegi teeb luumimärki. Vaikselt, et kõik näeks. See on geniaalne. Runo pani käe südamele. Luumi, ma teen selle. Kohe või hiljem või ei, kohe. Frederik naeratas. Ja kõik algas sellest, et üks õrn hääl otsustas kõlada. Õhtu saabus. Sõbrad istusid tamme alla. Siira joonistas pulgaga maasse südame. Runo parandas masinat, mis seekord kriuksus veidi vähem. Frederik lendas ringi, tema tiivad sädelesid rahu täis mustreid. Luumi aga kirjutas päevikusse. Väike hääl võib muuta palju, kui talle ruumi anda. Ja vahel peab selle ruumi endale ise välja ütlema. Vaikselt, aga julgelt. Ta sulges päeviku ja lisas mõttes oma vanaema sõnad. Hääled ei kao sellepärast, et nad on nõrgad. Mõnikord on maailm lihtsalt liiga vali. Nii õppisid sõbrad Võlusopis, et hääle suurus ei määra selle väärtust. Mõni hääl täidab õhu, mõni täidab südame. Ja vahel piisab vaid õrnast märguandest, tõstetud käest, vaiksest soovist, et maailm korraks peatuks ja kuulaks. Võlusopis on igaühel hääl, ka kõige vaiksemal, kui ainult kuulata. Isegi õrn hääl võib olla tugev, kui talle antakse ruumi.